Kui olete jälginud Spenceri ja Monique Tepe jõhkraid tapmisi Ohios, siis teate, et uurimise ja tõendite kohta pole eriti palju infot avaldatud. Kuid nüüd on avalikustatud uued määrusega seotud dokumendid. Ja me saime just teada uusi üksikasju selle kohta, mida võimud võisid otsida ja võib-olla ka leidsid. Kuna Monique'i endist abikaasat Michael McKeed süüdistatakse selles jõhkras topeltmõrvas. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitab Law and Crime, mina olen Jesse Weber. Kuule korraks, mul on mõned väga põnevad uudised, mida tahan sinuga jagada. Okei, me oleme siin Law and Crime'is koos nii palju aega veetnud, tead küll, arutades iga pöörase pöörde ja hilisõhtuse juhtumi üle. Aga me tahtsime leida viisi, kuidas sind veelgi rohkem tegevusele lähemale tuua. Ja just sellepärast käivitamegi lõpuks Law and Crime Plussi. See on sinu uus koht, kus saad vaadata tuhandeid tunde reklaamivabu osi ja eksklusiivseid juhtumite faile, kus saad ise tõenditesse süveneda. Me tõesti lõime selle nende inimeste kogukonnale, kes jäävad hilja üleval, et iga detaili analüüsida, oodates kohtuotsust. Nii et see on sama palju sinu koht kui meie oma. Mine julgelt edasi, laadi rakendus alla, tutvu funktsioonidega ja anna meile teada, mida arvad. Saad kohe minna aadressile lawandcrimeplus.com, et haarata meie piiratud aja pakkumine vaid 3,996 või 40,99 aastas. Üks suurimaid küsimusi, mis meil on olnud Tepe mõrva juhtumi puhul, on see, mis täpselt on tõendid. Me teame ohvreid. Spencer Tepe, 37-aastane hambaarst, tema naine, 39-aastane Monique Tepe, 2 lapse vanemad. Me teame, et see oli jõhker kuritegu. Võimude sõnul tulistati nad külmavereliselt maha 30. detsembril nende kodus Ohios. See juhtus Wineland Parkis, North 4th Streeti 1400 kvartalis. Võimude sõnul juhtus see kell 3:52 hommikul. Võimud teatasid, et Spencerit tulistati 7 korda, Monique'i 9 korda. Me räägime tervest salvetäiest kuule ja 2 väikest last olid sel hetkel kodus. Aga õnneks neid füüsiliselt ei vigastatud. Nüüd teatati, et paar kuulutati surnuks mitu tundi pärast tulistamist, kell 10:11 hommikul. Ilmselt juhtus see pärast seda, kui saabusid kõned. Üks neist oli ilmselt selle kohta, et Spencer ei ilmunud tööle. Saabus kõne selle kohta, et keegi nägi majast väljaspoolt vaadates sees laipa. Ja me teame süüdistatavat. Võimude sõnul on väidetav tapja Monique'i endine abikaasa, 39-aastane veresoonde kirurg Michael McKee. Nad olid lahutatud alates 2017. aastast, peaaegu 10 aastat. Ja me teame süüdistusi. Võimud väidavad, et McKee elas 7 tunni kaugusel Rockfordis, Illinoisis, kui ta väidetavalt sõitis kogu tee Ohios asuvasse Tepe koju ja tulistas neid otse lähedalt. Teda süüdistatakse isegi summuti või mürasummuti kasutamises. Ta arreteeriti Rockfordis 10. jaanuaril ning talle esitati 4 süüdistust raskendatud mõrvas ja raskendatud sissemurdmises. Ta on end süüdistustes mitte süüdi tunnistanud. Ta viibib praegu Ohio osariigis Franklin County vanglas. Kautšunit ei ole määratud, kuid meil puudus palju tegelikke tõendeid, konkreetseid tõendeid selles juhtumis. Aga nüüd räägime uuest arengust. Hiljuti avalikustatud määrusega seotud dokumendid on andnud meile rohkem üksikasju, mida tahame läbi vaadata. Ja me tahame rääkida selle olulisusest. Tahame rääkida sellest, mida nad võisid leida ja mida kaitse saab teha vastu võitlemiseks. Ja olgu selge, kui ma seda kõike läbi käin ja süüdistusi käsitlen, on Michael McKee süütu seni, kuni tema süü pole tõestatud, eks. Teda pole süüdi mõistetud. Selle kõige arutamiseks tahan tervitada Ohio prokuröri, endist peaprokuröri asetäitjat Mark Weaverit, meie saatesõpra. Mark, mul on alati hea meel sind näha, pole ammu näinud. Ma pean sinult nende uute üksikasjade kohta küsima. Kõigepealt, enne kui me teemasse süveneme, et tausta luua. Kui me räägime läbiotsimismäärusest ja väidetavalt Ohio seaduste kohaselt võib läbiotsimismääruse pärast 90 päeva avalikustada. Nii et nüüd saame rohkem teavet. Columbus Dispatchi andmetel pidi politseinikud pärast Tepede leidmist minema kohtuniku juurde, et saada läbiotsimismäärusele allkiri, mis minu teada juhtus kell 11:36 hommikul. Nii et suhteliselt varsti pärast surnukehade avastamist. Kas see kõik on tavapärane? Miks teil üldse on vaja määrust? Kas nad ei võiks lihtsalt öelda, vaadake, siin on kuritegu, siin on 2 surnukeha. Miks meil üldse on vaja määrust? Me võiksime kohe tõendeid koguda. Kui kuriteopaik on turvatud ja erilist kiiret ei ole, siis loomulikult mõrvari leidmine on üks kiireloomuline olukord. Paljud prokurörid tahavad olla kindlad, et neil on nii-öelda topeltkindlustus. 4. paranduse kohaselt oli vaja läbiotsimisluba. Läbiotsimismääruse nõudest on mitu erandit, kuid miski pole parem kui kohtuniku antud läbiotsimisluba.
kui aega on, kindlustame sündmuskoha ja hangime läbiotsimisloa. Mõnikord läheme tagasi, et saada täiendav läbiotsimisluba, kui esimene luba ei hõlmanud mõningaid asju, mida meie arvates oleks pidanud hõlmama. Muide, kui korraks tagasi astuda, kas ma saan õigesti aru, et Ohio seaduse järgi võib läbiotsimisloa pärast 90 päeva avalikustada ja miks just selline ajavahemik? Kas see on prokuröride jaoks probleem, et see teave jõuab avalikkuseni juba enne kohtuprotsessi? Teate, teil on õigus, nii see käibki. See on probleemne, sest selle juhtumi kohta on olnud nii palju kohtueelset meediakajastust, kuid pole olnud piisavalt teavet, et rahuldada avalikkuse soovi teada, mis juhtus. Kui rohkem üksikasju avalikuks saab, võib juba aimata kaitsestrateegiat ja ma tunnen kaitseadvokaat Diane Menashit, ta on väga hea. Tal ei ole eriti tugev juhtum, nii et ta peab leidma viisi, kuidas oma klienti kaitsta. See võib hõlmata ka kohtukoha muutmise taotlust. See võib hõlmata igasuguseid kohtueelse meediakajastuse piiramise taotlusi, mis võivad piirata avalikkuse võimalust rohkem teada saada. Ma tahan kindlasti temast rääkida. Ma tahan rääkida, mis on siin kaitsetaktika, aga ma pean selle vandeavalduse detailidesse minema. Olgu, meil on siis politsei vandeavaldus, mis toetas läbiotsimisluba ja annab rohkem teavet, eks. See näitab, miks meil oli vaja luba, et tõendeid otsida. Ja see näitab, et uurijad kogusid 29 tõendit, mis võivad hõlmata koos pakitud esemeid, mitut võimalikku vere- või DNA proovi ning 15 sõrmejälgede komplekti. Ja et tehti üle 400 foto. Ma tahan seda käsitleda tükkhaaval, nii et Mark, kui sa seda vaatad, alustame kõigepealt siit. Kust nad said vere, DNA ja sõrmejäljed? Need pidid olema kodus kindlates olulistes kohtades, eks? Muidugi. Eesmärk on leida nii palju kui võimalik selles maja osas, kus arvatakse, et mõrvad toimusid. Näiteks oleme nüüd üsna kindlad, et seal, kus lapsed olid, ei toimunud kunagi mingit kuritegu. Seega see osa pakub meile vähem huvi. Meie tähelepanu on rohkem seal, kus olid kehad või kus me arvame, et toimus sissetung. Igas tavalises majas on DNA-d kõikjal. Nüüd, kui meil on võimalik tuvastada puute DNA-d, on igas majas sadu erinevaid puute DNA jälgi igasugustes kohtades. Verega on olukord ilmselgelt veidi teistsugune. Enamikul meist ei ole kodus verd. Aga kuriteopaiga uurijad, eriti nii jõhkra juhtumi puhul nagu see, tahavad pigem liiga palju leida, kui midagi kahe silma vahele jätta. Nad tahavad rõhutada, kui oluline on kõik vajalik kokku koguda, sest me ei tea, mis kohtuprotsessil välja võib tulla. Ja mida sa arvad, mis sellest võib tulla? Milliseid teste nad teevad? Kas asja teeb keerulisemaks see, et see juhtus kodus, eks? Ütle sina mulle, milliseid teste sellise tõendi puhul tehakse ja mida sa arvad, mis sellest võib välja tulla? No DNA-analüütikud ütlevad meile kõigepealt peaaegu kohe, kas see on mehe või naise DNA. Ja kui neil on kahtlusaluse DNA proov olemas, saavad nad proovida seda võrrelda. See ei ole päris nii nagu mõnes telesaates, sul peab olema piisav kogus. Ma alles hiljuti esitasin süüdistuse lapse vägistamise juhtumis. Ja üks selle juhtumi tunnuseid oli see, et me saime kindlaks teha, et DNA oli meessoost isikult, kuid me ei suutnud tuvastada, milliselt mehelt see pärines. Nii et paljuski sõltub see kõik proovi kvaliteedist ja sellest, kui palju proovi võeti. Jah, ja kui nad leiavad sellest majast vähemalt ühe härra McGee sõrmejälje, kas siis on kõik selge? Või jälle, tead, ma räägin sellest hiljem veel natuke, aga oli väide, et ta oli varem selles majas käinud, eks? Ma arvan, et see oli 6. detsembril. Kui nad leiavad sealt sõrmejälje, kas see tähendab tema jaoks mängu lõppu? See on kindlasti mängu lõpu algus. Tal pole mingit põhjust olla selles majas, eriti maja privaatsetes osades, isegi kui ta oli seal varem käinud. Kui tema sõrmejälg on laipade lähedal ühes magamistubadest, peavad nad sellele mingi teooria välja mõtlema. Tavaliselt püüavad nad jõuda kokkuleppele, proovida mingit kokkulepet sõlmida ja süüdistusi vähendada, mingisugust tulemust saavutada, sest kohtus selle vastu võitlemine oleks väga keeruline. Seni kuuldud tõendite põhjal hakkab kogunema mitte ainult üks, vaid mitu olulist süüstavat tõendit. Miks tehakse 400 fotot ja kuidas see aitab prokuratuuri? Kuidas see aitab uurimist? Erinevad kuriteopaiga tehnikud teevad seda erinevalt. Ja nii mõned neist teevad näiteks nii, oletame, et tass on laiva lähedal. Sa teed pilte igast erinevast nurgast, sa teed foto ülevalt.
Sa teed sellelt küljelt, kus on sang, sa teed teiselt poolt, sa teed pildi sealt, kus see toetub. Nii et see on 4 pilti ainult ühe tassi jäädvustamiseks. Sa ei tea kunagi kohtuprotsessil, mida mõni kaitseadvokaat võib vandekohtule väita ja öelda, miks nad ei teinud sellest tassist pilti selle nurga alt, mida nad seal teevad. Vandeekohtunikud võivad muutuda kahtlustavaks, kui kaitseadvokaadid külvavad selliseid kahtluse seemneid. Seega kuriteopaiga uurijad, sõltuvalt nende suhtumisest, teevad sageli rohkem, kui vaja oleks. Selle asemel, et hiljem saada süüdistusi, et nad jätsid meelega mõne pildi tegemata. Kui nad räägivad koos pakitud esemetest, mida nad sellega mõtlevad? See võib olla ükskõik mis. See võib olla näiteks kast, milles on mitu eset. See võib olla paberivirn, mis on kokku pandud või klambriga ühendatud. See on üldine kirjeldus, raske öelda. Aga näiteks, kui mõrvar puutus kokku selle koos pakitud asjaga, tahavad vandekohtunikud teada, kas see oli algselt koos pakitud. Kas mõrvar pani selle ise kokku? Kas kus esemed olid enne kuriteo toimepanemist kusagil mujal? Jällegi, mida rohkem fotosid ja pilte sul on, seda rohkem saan mina prokurörina valida, millised neist tõendina esitan. See ei ole kõik pildid. See on see üks, mis aitab lugu rääkida. Ma tahan veel midagi esile tõsta. Nii et NWBNS-i andmetel otsisid võimud orderi alusel ka tulirelvi, padrunikesti ja koduste turvakaamerate salvestisi. Räägi meile sellest. Me kõik teame nüüd, et koduvalvekaadrid on kõikjal. Olgu selleks uksekellakaamerad või inimesed, kes paigaldavad kaameraid oma maja välisküljele, mõnel juhul ka maja sisse. Seega on need kaadrid olulised mitte ainult kuriteopäevalt, vaid ka eelnevatelt päevadelt, et näha, kas keegi käis maja luuramas või jälgimas, kuidas sinna sisse pääseda. Mis puudutab muid asju, mida nad leiavad, siis ilmselgelt tahame teada kõigist relvadest või padrunikestadest nii McKee, kahtlusaluse, kodus kui ka majas, kus kuritegu toimus. Miks pole selles läbiotsimismääruses rohkem teavet? Mul on veel asju, mida tahaksin käsitleda, aga miks pole siin rohkem infot, rohkem detaile selle kohta? Ma mainisin alguses, et tundub, et puudub arusaam kõigist tõenditest, mis neil tema vastu on. Ma räägin tõenditest veel veidi hiljem, aga miks pole selle uurimise kohta rohkem detaile vande alla antud avalduses? Nii palju, kui meie nägime, me ei saanud tegelikku koopiat. Me vaatame selle põhjal tehtud kajastusi. Miks see nii on? Politsei saab aimu, kui palju infot erinevad kohtunikud tahavad näha läbiotsimismääruse vande alla antud avalduses, enne kui nad määrusele alla kirjutavad. Samuti ei vaja mõned kohtunikud kõrge profiiliga juhtumites palju infot. Nad teavad, et on probleem, nad teavad, et nende tegevust jälgitakse hoolikalt ja nad kirjutavad lihtsalt kiiresti alla. Nad ei taha saada kriitikat selle eest, et nad pole läbiotsimismäärust väljastanud. Seega sõltub see iga ametniku otsusest eraldi. See sõltub nii kuriteost kui ka kohtunikust eraldi. Samuti Columbia Dispatchi andmetel on see kogu materjal, mille prokurörid on saatnud härra McKee advokaadile Diane Minashile. Sa mainisid teda varem, me oleme temaga varem intervjuu teinud. Muide, me rääkisime temast ka eelmises Saipari saates, kui ta selle juhtumiga liitus. Me arutasime tema varasemaid juhtumeid, tema kaitsetaktikat, tema võiduprotsenti kõrge profiiliga kriminaalasjades. Ta on suurepärane advokaat. Soovitan kõigil seda episoodi vaadata, kui soovite natuke rohkem teada saada. Aga siin Dispatchi andmetel on see, mis talle väidetavalt saadeti. Nii et mitu läbiotsimisluba Ohio's ja Illinoisis, tulirelvade ekspertide aruanded. Võrdluspildid ja tõenduspildid, üle 4000 meediaüksuse, sealhulgas foto- ja videotõendid, kuriteopaigas skeemid ja skaneeringud, üle 250 videofaili jälgimiskaadritega Rockfordi haiglast, kus Maki oli töötanud. Muide, meie avalikkus ei saa praegu kogu seda tõendusmaterjali näha, aga ma tahan sellest siiski rääkida. Mark, läbiotsimismäärused. Kas Diane Minashi hakkab neid läbi vaatama, et näha, kas need on vigased, kas need ületavad volituste piire või kas neid toetati valeinfoga? Räägi meile, kuidas kaitseadvokaat vaidlustab läbiotsimismääruse ja kui see õnnestub, siis mis peaks juhtuma? Esitatakse palju eelkohtulikke taotlusi, eriti kui tõendeid on palju. Kaitseadvokaadi töö on leida protsessis midagi valesti.
püüda veenda kohtunikku, et õiguskaitseorganid või prokurörid on kuidagi reeglitest kõrvale hiilinud, mõne reegli rikkunud või teinud midagi, mida nad poleks tohtinud teha. Me nägime seda kõige hiljuti ja kõige kurikuulsamalt Alec Baldwini juhtumis. Kõik teavad, et Alec Baldwin tulistas ja tappis selle naise. Selles pole kahtlustki, aga juhtum lõpetati. Mitte sellepärast, et ta poleks olnud süüdi, vaid väidetavalt oli probleem selles, kuidas prokuratuur juhtumit käsitles ja kohtunik lõpetas selle. Nii et eriti nendes juhtumites, kus tõendid on tugevad, keskenduvad kaitsjad eelmenetluses palju tehtud vigadele. Nüüd sa rääkisid sellest, kui palju tõendeid anti kaitsele üle. Küünik ütleks, et see ongi strateegia. Siin on heinakuhi, mine otsi oma nõel üles. Keegi teine võiks öelda, et ei, ma ei taha, et mind süüdistataks Brady rikkumises. Brady versus Maryland, USA ülemkohtu kaasus, mis ütleb, et prokurör peab andma üle õigustavaid tõendeid. Nii et keegi teine võiks öelda, ei, ma annan selle kõik. Me mängime avatud kaartidega ja kõik on laual. Igal juhul on see tohutult palju tööd. Ja selle tõendite läbivaatamisele ja kaitse ettevalmistamisele kulutatakse sadu ja tuhandeid töötunde. Ma arvan, et tulirelvade eksperdi aruanded on väga huvitavad, sest mind huvitab, mida me sealt oodata võime. Minu arusaamist mööda leidsid võimud väidetavalt McKee kodust Illinoisis relva, mida nad usuvad olevat seotud Tepet tapmistega ja see põhineb esialgsetel ballistilistel testidel. Seega räägime võimalikust mõrvarelvast, eks? Mis testimine see on? Mis testimine see on? Ma ütlen sulle, las ma lihtsalt lisan selle nimekirja. Columbusse politseiosakonna ülem Elaine Bryant ütles, et nad kasutavad riikliku ballistika infot läbi riikliku integreeritud ballistilise infovõrgu ehk NIBINi. Niisiis, mida need aruanded täpselt ütleksid? Mis on esialgne testimine? Paljud kuulid ehk see pliittükk, mis on kuuli sees ning padrunid omavad oma enda jälge, mis on ainulaadne sellele relvale, millest need läbi on käinud. Need ei ole registreeritud, näiteks igal kuulil ei ole seerianumbrit peal. Aga sõltuvalt sellest, millise relva sees see välja tuleb, võib see jätta oma jälje, kui see liigub läbi raua, vastavalt selle raua sisemistele unikaalsetele metallilistele omadustele. Seda öeldes teame me praegu Charlie Kirki juhtumi puhul, kus arutatakse, kas kuuli saab püssiga seostada või mitte. Aastaid tagasi töötasin ma ühel juhtumil, kus politseinikud olid seotud tulistamisega. Mitu politseinikku pidid samal hetkel tulistama kahtlusaluse pihta, kes sihtis relvaga. Ja kui me viisime need kuulid analüüsimiseks, olid kõik relvad selles juhtumis Glockid. Ekspert ütles meile, et nende relvade eripära tõttu ei olnud võimalik kindlaks teha, milline relv millise kuuli tulistas. Nii et mõnikord me teame, et saame teha otsese vastavuse. Mõnikord me ei saa seda teha relvaraua sisemuse iseloomu ja selle tõttu, kuidas tulirelv kuuli välja tulistab. Ja võib olla nii, et kui juhtum põhineb ainult sellel, siis saab tekitada mõistlikku kahtlust nii mõrvaraua, selle kohta, kes tulistas, kui ka selle kohta, kas tegemist on tegeliku relvaga. Ja see võib juhtumi lõpetada. Aga kui sa ühendad selle muu tõendiga selles juhtumis, siis on see lihtsalt üks osa puslest, eks? Ja ma tahan sellest natuke rohkem rääkida, sest kui ma ütlen 250 Rockfordi haigla, kus McKee töötas, valvekaameraga seotud videofaili edastati Diane Minashile. Enne kui ma üldse jõuan muu tõendini ja ma jõuan selle mobiiltelefoni ja autoni. Mida nad seal otsivad? Miks on see oluline selle juhtumi jaoks, kus ta töötas? Püütakse luua mustrit, kus süüdistatav oli päevadel ja nädalatel enne kuritegu, millal ta saabus, mis suunast ja siis vaadatakse, kas see muster on muutunud. Samuti võib olla oluline vaadata, mida ta kannab. Kuulsalt O.J. Simpsoni juhtumist, tsiviilasjast, leiti foto, kus ta kandis samu jalanõusid, mida ta kasutas selle mõrva toimepanekuks heategevusüritusel aastaid varem. Need olid väga haruldased jalanõud, mida tavaliselt ei müüdud. Nii suutsid tsiviiladvokaatide uurijad, vaadates fotot temast heategevusüritusel, kuid või aastaid enne mõrva, tuvastada need jalanõud samadena, mida mõrvar kasutas mõrvaööl. Sarnaselt otsid sa mustreid, kellaaegu, riideid, asju, mida ta võid kaasas kanda või mitte. Sa ei tea kunagi, mis võib olla vihje nii kaitse kui ka süüdistuse jaoks.
ja siin tahan ma jõuda teiste tõenditeni, eks, sest meil on veel tõendeid, mida me oleme selle loo jooksul vähemalt teada saanud. Näiteks teatab Columbus Dispatch, et McKee mobiiltelefon ei näidanud 17 tunni jooksul mingit aktiivsust või väidetavalt ei näidanud 17 tunni jooksul mingit aktiivsust. Ja era aktiveerus uuesti alles siis, kui keegi oleks tagasi Rockfordi tulemas. Ja nad väidavad, et andmed näitavad, et McKee oli Tepe kodu lähedal, sealhulgas mitu tundi 6. detsembril, kuid sel ajal oli paar linnast väljas. Isegi NBC teatas, et turvakaamera salvestis näitas, kuidas ta läks majja sisse. Mark, räägi mulle sellest. Jah, see on üks kõige murettekitavamaid asju kaitse jaoks. Pole ühtegi head põhjust, miks ta peaks olema 3 osariiki idas oma endise naise kodus. Ta võib midagi halba plaanida. Keegi võib öelda, et see pole ebaseaduslik. Me ei väida, et see oleks ebaseaduslik. Me väidame, et see viitab sellele, et sul on endiselt väga ohtlik huvi oma endise naise ja tema uue abikaasa vastu. Igaüks, kellel on natukenegi mõistust, teab, et sinu mobiiltelefon jälgib sind igal pool, kuhu sa lähed. Ja seetõttu igaüks, kellel on natukenegi mõistust ja kes ei taha, et teda jälgitakse, lülitab oma mobiiltelefoni kuidagi välja. Nad lülitavad selle välja. Nad võtavad aku välja. Nad teevad midagi, mis takistab igasuguse signaali jõudmist mobiilimasti. Ja tõenäoliselt juhtuski siin just nii. Kui ta on selleks ette valmistunud, siis mõtle sellele. See ei ole kirekuritegu. Kirekuritegu on see, kui satud millelegi peale ja tegutsed impulsiivselt. Kui sa elad Illinoisis ja su endine naine elab Ohios, siis juba ainuüksi sinna sõitmiseks kuluv aeg annab sulle piisavalt aega selleks, mida seadus nimetab eelnevalt läbimõeldud kavatsuseks ja planeerimiseks. Ja kurjategija eelneva läbimõeldud kavatsuse ja planeerimise osana mõtleb ta, kuidas ma saan avastamist vältida. Telefoni välja lülitamine, selle panemine spetsiaalsesse kotti, kus signaal välja ei pääse, ükskõik kuidas ta selle kasutusest kõrvaldas, tõenäoliselt nii see juhtuski. See on sarnane Kubergeriga, kui öeldi, et ta lülitas oma telefoni välja tapmiste kriitilisel ajal, aga vähemalt tal oli mingisugune, ma ei usu, et see oleks töötanud, aga ta mõtles, et ta käis suhteliselt lähedal koolis, ta võis selles piirkonnas sõita. Kui nad suudavad mobiiltelefonide andmete või jälgimise kaudu tõestada, Maci on seal, siis see ei ole loogiline. Ma arvan, et see saab olema üsna problemaatiline Diane Minashi jaoks, kuigi ma mõtlen, kas sa saad vaidlustada andmeid endid. Kas see on üldse kunagi tõhus? Sa ütled, et hei, see ei ole õige, te ei saa vaadata mobiiltelefonide andmeid, need on ebausaldusväärsed. Ei saa vaadata jälgimisandmeid, need on ebausaldusväärsed. Kas see töötab? See tavaliselt ei tööta tõendi välistamise kaudu, sest sa peaksid tõendama USA põhiseaduse 4. muudatuse rikkumist istungil, kus vaidlustatakse tõendi lubatavus. Tavalisemalt üritavad nad rünnata selle aluseid või autentsust. Kohtuprotsessil lasub prokuröril kohustus esitada kohtunikule tõendeid ja öelda, kohtunik, siin on selle tõendi alus, siin on selle tõendi autentsuse tõendamine. Palun võtke see kohtuasja materjalide hulka, et vandekohus saaks seda arvesse võtta. See on see osa, mida kaitse ründab. Nad väidavad kuidagi, et puudub korralik alus, see pole korralikult autentitud. Nad püüavad takistada selle tõendi menetlusse lubamist. Kas eelkohtumenetluses, esitades taotluse tõendite kasutamise piiramiseks kohtuprotsessil või kohtuprotsessi ajal, kui nad kutsuvad tunnistajaks isiku, kes tõendid kogus. Ja ristküsitluse ning selle mobiiltelefoni teabe kogumise protsessi usaldusväärsuse kahtluse alla seadmise kaudu. Ja nüüd peame jõudma selle teise olulise tõendini. See on suur asi. Võimud väidavad, et nad märkasid autot Tepe kodu lähedal enne tapmisi. Ja siis see auto väidetavalt lahkus pärast tappisi. Seda nähti kaameral vähemalt veel ühel korral selles piirkonnas. Ja väidetavalt viis jälitus neid McKeeni ja tagasi Rockfordi. Ja nad väidavad, et McKee kasutas väidetavalt vähemalt 2 numbrimärki sellel hõbedasel maasturil, sealhulgas üht varastatud Ohio numbrimärki ja üht Arizona numbrimärki. Ja kui nad väidetavalt auto leidsid, oli sellel Arizona numbrimärk ja oli tõendeid, et kleebis oli, tsitaat, kiiruga eemaldatud. Mark, A. Kuidas nad seda teavad? Milliseid tõendeid kohtus selle toetuseks kasutatakse? Ja B. Kui problemaatiline see kaitse jaoks on? Jah, see võib olla üks tugevamaid tõendeid, mida ma selles juhtumis olen näinud. 49 osariigis, sealhulgas Ohios, on flokikaamerad. See on selle ettevõtte nimi, mis jälgib numbrimärke ja võimaldab politseinikel leida varastatud autosid, inimesi, kelle suhtes on välja antud vahistamismäärus, isegi peatatud registreerimimärkidega sõidukeid.
nii et kui me kõik sõidame ringi enamikus osariikides, siis need kaamerad jäädvustavad meie numbrimärgid ja need on tegelikult programmeeritud spetsiaalselt numbrimärke jälgima ning neid võrdlema täitmata vahistamismäärustega. Tõenäoliselt sealt see tuligi. Täiesti võimalik, et see tuli ka lähedal asuvate majade turvakaameratest. Aga Flocki kaamerad on sellistes suurlinnades nagu Columbus kõikjal levinud. Nii et kui sa linnas liigud, jääd sa nende kaamerate ette mitu korda. Jällegi, keegi, kes on tark, teab seda. Sa ei saa olla arst, kui sa pole tark, eks. Nii et keegi, kes on tark, teab seda. Ja selle tulemusena on ta astunud samme, et proovida varjata, et see on tema. Numbritähise varastamine on ilmselge samm. Keegi meist ei kaitse oma numbrimärki. Sul on vaja ainult kruvikeerajat, et see eemaldada. Ja siis rebib ta maha kleebised, mis võivad näidata, millisest maakonnast see pärit on. Näiteks Ohios on igal numbrimärgil kleebis, mis näitab, millisest maakonnast see pärit on. See võib olla ka midagi, mida ta tegi. Aga Mark, selles juhtumis on nii palju, mida me ei tea. Ma toon sulle ühe näite. Nad ütlevad, et need tapmised toimusid kell 3:52 öösel. Kuidas võimud seda teavad? Osa sellest võib olla nii, et arst, lahkamise arst või kohtuekspert ei suuda sulle täpset aega öelda. Aga teised seadmed, elektroonilised või muud majas, mis võisid olla seotud, võivad seda teha. Kindlasti teavad inimesed, need meist, kes kannavad nutikellasid, et näiteks minu nutikell jälgib pidevalt mu pulssi ja seda, mis mu kehas toimub, olenemata sellest, kas olen terve või mitte. See loob täiesti uue tõendite kogumi, mida meil veel 15 aastat tagasi polnud, mis võib öelda meile, mis toimub inimese kehas, lähtudes kellast, mida ta kannab või mõnest muust seadmest. Jah, see on hea tähelepanek, aga jällegi on nii palju, mida meil pole, et ma tahaksin selget selgitust. Aga jällegi, selleks ongi kohtuprotsess. Motiivi pole välja toodud, eks? Mitte tingimata. Ja olgu öeldud, et seda ei pea tingimata isegi näitama ega tõestama. See ei ole süüdistuse osa. See aitab küll puslet kokku panna. See aitab žüriile lugu rääkida. Ja üks asi, mis on üles kerkinud, millele NBC on tähelepanu juhtinud ja millest nad on teatanud, on see probleem. Vande all antud avaldus, milles märgitakse, et üks isik ütles võimudele, et McKee oli väidetavalt Monique'i ähvardanud, öeldes, et ta võib teda igal ajal tappa ja leiab ta üles ning ostab maja otse tema kõrvale. Ja et väidetavalt oli ka avaldus, et ta jääb alati tema naiseks. Ja väidetavalt rääkis Monique sellest tunnistajale. Ma ei tea, kas siin on kaudsete ütluste küsimus, aga Mark, see on nii. Ma mõtlen, esiteks, ütle sina mulle, kas see oleks nagu kaudsete ütluste küsimus, aga kas see on ka selline tõend, mis aitaks? Ma mõtlen, kas see on selline tõend, mis aitaks kindlaks teha, kuidas keegi, mis teeb selle juhtumi nii veidraks, on nii palju aastaid lahutatud ja siis äkki ilmub välja ning väidetavalt tapab oma endise naise ja tema abikaasa. Vastan su viimasele küsimusele. See on selline tõend, mis aitaks vandekohtul, kui me selle kätte saame. Ja ma käsitlen kaudsete ütluste küsimust kohe. Nagu sa mainisid, me ei pea motiivi tõestama, aga vandekohus tahab meeleheitlikult motiivi näha, eriti nii tõsiste karistustega juhtumi puhul nagu see. Nii et vandekohtunikud tahaksid mingit teooriat, see annab neile suurt kindlustunnet, kui nad saavad mõelda, ma saan aru, miks ta seda tegi. See tähendab nende jaoks tõenäoliselt, et ta tegigi seda. Nii et kui see tõendina esitatakse, on see väga tugev motiivitõend, isegi kui seda pole vaja tingimata tõestada. Nüüd, mis puudutab kuuldusi, siis vahendatud ütlus on kohtuväline ütlus, mida esitatakse selles sisalduva väite tõesuse tõendamiseks. Sa paned Jaani tunnistaja pingile. Kui Jaan ütleb, et proua Tepe ütles mulle seda kord, siis see on vahendatud ütlus. See tähendab, et selle jaoks ei ole vahendatud ütluse reeglile erandit. Aga kui Jaan tuleb ja ütleb, ei, Kostja ütles mulle kord, siis see on erand vahendatud ütluse reeglile. See ei ole vahendatud ütlus. See, mida Kostja on öelnud, isegi kui see on kohtuväline ütlus, esitatakse selles sisalduva väite tõesuse tõendamiseks. On olemas konkreetne erand, mis lubab selle sisse tuua. Seega sõltub see sellest, kes on see isik, kes seda ütlust ütleb ja kust see isik seda kuulis. Kas sa arvad, et see on asjakohane? Sest meil pole olnud võimalus sellest rääkida. On teatatud, et 3 kuud enne tulistamisi kaevati McKee väidetavalt meditsiinilise hooletuse tõttu kohtusse. Ajakiri People kirjutab, et Monique'i sõbra sõnul arvas ta, et Monique ei suuda ilma temata elada, et ta vajab teda. Nii et kui ta uues abielus õitses, siis see lihtsalt hävitas tema habras väikese ego. Ma mõtlen, see on kellegi arvamus. Aga kui palju sellest, mis McKee elus toimub või väidetavalt toimus, hakkab selles kohtuprotsessis rolli mängima?
On olemas tõendite reegel, mida kohtunikud peavad arvestama, mis ütleb, et tõendid, mis on rohkem kahjustavad kui tõendavad, tuleb välistada. Kahjustav tähendab, et see võib mõjutada vandekohtunike emotsioone. Tõendav tähendab, et see annab vandekohtunikele parema arusaama kuriteost. Seega on tegemist tasakaalustava testiga. See on väga levinud vastuväide, mida kohtuprotsessil näeb. Kohtunik, see on rohkem kahjustav kui tõendav. See võib vandekohtunikke eksitada. See viib nad teele, mis ei aita selgitada selle juhtumi olulisi asjaolusid. Nii et ma oleksin üllatunud, kui kohtunikult ei paluta selle kohta otsust teha kaitsja poolt. Ma arvan, et see teema tõstatatakse. Kui see tõend esitatakse kas eelmenetluses, siis Dayan Menashe ja tema meeskond püüaksid selle ütluse välistada või kohtuprotsessi ajal. Suletud uste taga toimuv korraldusistung toimub 13. aprillil, kus ma arvan, et nad lihtsalt püüavad paika panna tulevasi kuupäevi, ma ei tea, taotluste või istungite jaoks. Nii et näeme, mis saab, aga jällegi, see toimub suletud uste taga, me ei saa palju infot. Aga ma lõpetan selle mõttega, vaadake, see on väga suure tähelepanuga juhtum, see läheb paljudele inimestele korda. Nende surmad on seda kogukonda, nende sõpru ja perekonda raputanud. See on kohutav. Et teile sellest aimu anda, siis NBC teatas, et Teppe sugulased ütlesid, et sellel paaril oli, tsiteerin, ilus, tugev ja sügavalt õnnelik suhe ning et perekond on murtud südamega. Tsiteerin, kuigi ükski tulemus ei saa seda kaotust kunagi tagasi pöörata, on meie perekond pühendunud sellele, et see tragöödia saaks täielikult ja õiglaselt kohtu ette toodud ning et austada Spenceri ja Monique'i mälestust, kaitstes nende sügavalt armastatud laste tulevikku. Me räägime palju tõenditest, aga see ongi inimlik vaatenurk. Mark Weaver, aitäh, et leidsite aega, hindan seda väga. Aitäh, Jesse! Ja see ongi kõik, mida meil praegu Sidebaari saates teile pakkuda on. Suur tänu, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Samuti saate meid vaadata NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 ida aja järgi. Näeme järgmine kord kõik.